Käega ei tohi tegelikult seda tera väga näppida siit. Ohtlik värk. Aga nüüd ongi käes see hetk, kus minu siis see suvi soetatud tutikas vikat ja tutikas tera vajab pinnimist ja ma olen pinnimist teinud, katsetanud siin paari tera peal ainult mingi vana veneaegse tera peal, aga seda nüüd siis seda Austriast tellitud Fuchsi tera ma ei ole pinninud. Nii et ausalt öeldes natukene käsi väriseb, aga ilmselgelt on see aeg käes ja tunda oli, et vikat enam ei võta nii hästi kui varem. Aga see tera on siia lõe otsa nüüd nagu nii hästi ilusti kinni pandud, et ma ei teagi ausalt öeldes, tuleb ta vist siit lahti võtta, et ma ei saa teda pinnida ilmselt on ikka variant, kui ma paneks ta niimoodi alasi peale ja siis haamri teravama poolse otsaga siit poolt. Aga kui ma tahaksin niimoodi pinnida, et ta panna niimoodi alasi peale, et teravam otsad siit all on, siis ma ei saa kuidagi panna, sest see ikati varseb ette. Et kuidagi ei taha seda rõngast siit lahti võtta, sest ta on nagu ülihästi kinni ja ülitugevalt kinni, et kuidagi ei liigu. Hakkame pusima. Enne seda tuleb mul veel see pinnimise alasi natukene ots õhemaks, tähendab kitsamaks, peenemaks lihvida, sest et eelmise pinnimise tulemusena ma vaatasin, et see pinnitud ala tuleb liiga lai, et ta võiks kuskil minu arvates, nii palju kui mina olen aru saanud, kuskil 3 milli võib-olla olla, aga seal tuli ta kuskil 4, 5, 6 isegi äkki. Et ma ei tahaks kindlasti nii laialt seda tera pinnida, et no nii, nüüd on see alasi siis õhemaks lihvitud ja ma loodan, et see on okei. Et ots on teravam ja siia peaks see vikati tera lõike osa ilusti peale minema. Sai ka vähe niimoodi rohkem kumerust antud. Hästi õrnalt, mitte palju. Vaatasin internetist lihtsalt, millised need pinnimisalasid on ja võtsin sealt natuke šnitti. On nagu nii ilusti kinni. Tuleks seda kiilu hoopis väljapoole toksida siit. See oli õige mõte. Sellele kiilule. Kiil tuli ilusti välja, nii et tegelikult see kiil tuleb esimesena kätte saada. Oleks seda abivahendit vaja siia. Nii, leidsime väikse haamri, paneme selle siia. Jess. Kiil tuleb väga ilusti. Ja juba tulebki. Juba tulebki ära väga ilusti, väga ilusti. Nii, aga nüüd see rõngas. Tegelikult ma rõngast ei pea siit, ma pean selles siit august kätte saama ainult. Aga rõngas ettepoole, jess. Käes. Jep, 65 tera. Fuchs. Siin on kirjas ka. Fuchs. Fuchs on maailma üks vanimaid, ma ei tea, 15. sajandist või ma ei tea, 16. sajandist teevad Austrias vikatite terasid.
nii et väga kõva värk. Nii, löö valmistab Eestis üks tõeline fanatt, kelle nime ma praegu ei saa öelda, ta ei tahtnud endale väga reklaami teha, aga ma arvan, küll ma taga veel räägin. Et see, kes selle õige nurga siit välja saeb, õigesse kohta selle augu teeb ja õigesti selle tera ära lõestab, vot see on ka üks oluline oskus hea tera juures. Hea tera on eelduseks ja õige lõestamine, et tera oleks löö otsas õige nurga all, on nagu ka väga-väga kriitilise tähtsusega. Kuusepuust muidu on see tehtud. Okei, aga nüüd lähme asja põnevama osa juurde. Vaatame, mis sellest pinnimisest välja tuleb. Ausalt öeldes kergelt käsi väriseb, nagu ma juba enne mainisin. Ei julge eriti selle tera kallale minna, et kardan, et rikun siin midagi ära, aga mida ma siin ikka rikkuda saan. Hakkan vaikselt peale ja iga vikati niit ja kohustus on seda osata teha. Et ilma selleta lihtsalt ei mängi välja. Kui see ei oska, siis tuleb lihtsalt kuskile oskaja kätte viia pinnimisele. Aga tera pidi jooksma täpselt siit põlvede pealt. Ahah, saan sama õige kõrguse kätte küll. Põlvega toetan ja hakkan siit vaikselt peale. Tundub, et klapib jube hästi praegu siit. Nii erinevad haamrid võtsin siin, kõik on mängus. Kõik on mängus. See on muidu mul planeeritud pinnimise haamer, aga mul on siin erineva raskusega, nii et let's go! Ja täitsa pinnitav, täitsa väga hästi pinnitav tundub olevat. Väga hästi pinnitav, täiesti uskumatu, kui väikeste õrnade löökidega läheb see tera ilusti õhukeseks vastupidiselt sellele veneaegsele terale, mis ma siin mõni aeg tagasi tegin. Okei, see alasi on nüüd teravam, ja see on kuskil tõesti mul siin 4 milli võib-olla seda pinnimisala tuleb. Et seetõttu võib-olla, aga ülilihtne on praegu. Ja ma üritan selle haamriga natukene niimoodi ettepoole seda tera venitada. See on ka üks nipp, mida ma olen internetist leidnud ja õppinud. Et see tera venituks ja ettepoole niimoodi. Ja löögid on tõesti ülimalt tõrnad, et ei ole võrreldavadki üldse
selle vana vene terase tera pinnimise löökidega. Ja teeme vahekokkuvõtte nüüd sellest pinnitud alast. Aga kui ma siit lükkan selle alasi pealt, on ilusti näha, et alasi tipp jookseb tera alt ja see tera on niivõrd õhuke, et see paine on näha siit. Ja ma arvan, et ma ei ole üle pinninud ja lookesse niinimetatud ei ole läinud. Et ilusti sirge serv on 3-4 milli. Nii et võib julgelt jätkata, eks pea 10 senti on tehtud. Alt panen näpu siia vastu, nii et see alasi läheb täpselt siia näpu alla ja jookseb siit. Üpris hästi saab siin alasi peal hoida seda õiget kohta. Ja teine serv toetub siia põlve peale. Siit on see laiemale ilusti näha ja siit lõpeb ära. Ilusti näha, et tera on õhem. Siin on natukene mul kahjustusi ka tekkinud. Aga ma arvan, see pole probleemi, siit luiskab selle varsti minema ja tulevad uued kahjustused peale niikuinii, vaat siia on ilusti näha. Ta on niivõrd õhukene, et küüne ka lausa surub seda ja kui me nüüd siit pinnimata osast proovime, siis siin ei toimu mitte midagi. See on paks. See on nüüd mingi nõukaaegne haamer ja vaatan, et mingisuguseid metalllaaste lendab. Metall, me haameriga vastu ei pea. Proovime, see on nüüd kaasaja haamer, et proovime, kas sellega nagu ka hakkab siit metalli lendama või. Ja tunduvalt parem, kõva metall. See mingi vene aja metall, see on täielik nagu alumiiniumhaamer. Uskumatu, mis on materjalide vahe, uskumatu. Okei, täiega nüüd hakkab sadama, nii et tuleb kuuri alla ära kobida. Kipub natukene, ma arvan, mul liiga õhukeseks minema.
aga noh, sellest ei ole midagi, see luiskab maha selle niikuinii ja rahu majas, et see vajab harjutamist. Ja selle haamriga on hoopis teine. Löök on teravam, tugevam, konkreetsem ja peab vähem peksma kui selle teise vana vene haamriga. Nii, 10 senti veel, viimane lõpp. Päriselt valmis või? Kahjuks ma ei vaadanud kella, mis kell ma alustasin. No nii, nüüd on siis see tera pinnitud. Ja mis me siis siin näeme? Pinnimiseks kasutasin siis alguses seda haamrit. Mingi veneaegne haamer ja kus siit hakkas pudisema alles metalli ja kui praegu vaadata, siis on ta niimoodi kare ja katki, et väga pehme metall, väga pehme. Ei tea, kust ma selle saanud olen. Siis mõtlesin, et katsetan seda, see on nüüd kaasaegsem haamer siit ostetud kapitalismi ajal ikka. Ja see haamer on ikka tunduvalt tugevam metall ja siin ei ole mingit vähimatki märki. Ta on natuke raskem, et pinnimiseks mul tundub, et võiks olla natukene kergem. Oh my god. Oh my god, see on terav. Oi, see on põrgu terav. No nii, nüüd on test. Ja ma ei ole seda enne katsetanud. Aga paneme selle tera nüüd löö otsa tagasi. Nurk võiks olla selline. Nurk võiks olla selline. Et siin on tal mängumaad. Aga nurk peab olema täpselt õige. Nii, vana koht. Kiil tagasi. Vaat nüüd ongi küsimus, kas saab täpselt vana koht. Nüüd tuleb jälle mõõta, kas see on õige kõrguse peal. Natuke palju minu arvates. See terava vikatiga siin ei ole nalja asi enam möllata. Oligi paigast tera. Täie ka vastu seda rõngast olema siit.
Jep. Enam-vähem. Jep, sellega ma arvan võib rahule jääda. See on nüüd küll enam-vähem sama. No siin on ta vastu rõngast, nii et ei saa muu asend olla, täpselt see sama asend on. Sama täpselt paigas. Ei liigu kuskile. Täiega kinni. Täiega. Nii. Tehtud. Ja hakkaski väljas ka mõnusalt vihma krabistama ja mida ma siis kokkuvõtteks ütlen? Minu esimene siis Austria Fuchsi tehase toodangu Vikati tera pinnimine ise kodus välja leiutatud nikerdatud pinnimisvahendiga, milleks on siis vana haamer, tagurpidi keeratud terava ots ülespoole ja natukene terava ots veel teravamaks lihvitud. Ja tänase päeva pinnimise kogemus oli see, et see teravamaks lihvitud ots oli minu arvates väga õige. See pinnimisala on praegu täpselt siukene mingi 3-4 milli ja mulle tundub, et selline ta oli ka alguses, nii et tundub, et sain selle pinnimisalaasi suht perfektselt, nii et töötas väga hästi. See oli esimene õppetund, teine õppetund oli see, et sellise veneaegse haamriga ja ma pigem ka pinnima ei läheks, sest see haamri metall on nii pehme, et see kogemus ei olnud väga hea ja kuidagi tuli liigset jõudu rakendada ja ei olnud nii täpne ja ei tulnud nii ilus ühtlane. Võtsin teise haamri, mis on siin kapitalismi ajal ostetud poest, on korralik kõva, aga ma ei näe, mis selle kaal on. Natukene raske. Võiks olla kergem. Ja kolmas õppetund oli see, et see Austria tera on ülihästi vormitav, ülihästi pinnitav, et täiesti üllatus, ta on ju tegelikult kõva metall, et mis ikkagi heina lõikamisel ära ei nüristuks nii ruttu, kuid siin on väga nagu ülihea tasakaal leitud, mulle tundub, et väga hästi vormitav ja saab selle esimese serva mõnusalt ilusti õhemaks toksitud. Ja ma arvan, et ja neljas õppetund, esimest korda võtsin Vikati tera löö otsast ära. Ei ole mõtet seda rõngast hakata siin ära tampima, mina lolli peaga hakkasin seda alguses kangutama. Tegelikult siit see kiil välja lüüa, tuleb kiil väga kergesti välja, rõngas ära ja tera tuleb ära. Pärast vastupidise järjekorras tagasi ja tuleb siis jälgida, et see tera saaks õige nurga all tagasi. Et kui ta oli õige nurga all, et siis täpselt samas asendis kiil sisse ja kiil fikseerib ta ilusti ära. Aga õige nurk ma kordan üle ka siin kiirelt. Kui sa paned Vikati niimoodi seina peale, siin võib isegi väikse juti tõmmata. Paned oma peo siia alla niimoodi, et näpp jääb siia vastu Vikati serva ja toota siia ja Vikati esimene ots peab minema 3. ja 4. sõrme vahele. Nii et kui ma siit tõmban selle peale, ta on kuskil 5-6 sentimeetrit. Sõltub käe suurusest, minul on väike käsi. Aga sentimeetrites kuskil 5-6 sentimeetrit, nii et siis on ta õige nurga all. Ja lõpetuseks veel nii palju, et sain mina selle Vikati pinnimisega hakkama ja tõesti, kui sul on hea Vikati tera, siis
nikerdad sellise alasi endale kindlasti ka valmis ja ma arvan, et sa saad ka sellega hakkama, sest see ei olnud absoluutselt nii raske, kui ma kartsin. Ma ootasin siin väga kõvat terast, väga raskesti vormimist ja ka tegelikult osutus kõik palju lihtsamaks. Nii et ma juba ootan siin homme-ülehomme hommikut, kui ma saan seda vikatit katsetama minna. Muidugi uus väljakutse on nüüd luisud, et kindlasti ma enam rahul ei ole selle kaubandusest ostetud luisuga, et absoluutselt mitte. Nii et ei ole kindel ka, et see tera on nüüd praegu nii õhuke nagu silett, et siia ei taha üldse jämeda luisuga isegi peale minna, nii et eks ma siis hakkan katsetama, kuidas värskelt pinnitud vikatiga niita on ja luisata on, nii et uued videod tulevad. Tänan vaatamast, loodan, et said siit innustust vikatiga niitmiseks, teritamiseks, pinnimiseks, midagi õpetlikku ja loodan, et oli üleüldse sihuke muhe ja meelelahutuslik vaatamine ka, nii et telli ikka minu vikatimeistri kanali ja jaga ja laigi minu videosid, kui need sulle meeldivad, nii et uute videoteni ja uute niitmisteni. Tšau! No nii, tänase niitmise hommiku kokkuvõte. Ai, mõnus. See ala, see pikkus on siit circa 35-40 meetrit, mõõtsin ära.